Siiamaani on see hästi läinud ja tänu sellele, et esiteks, mis on minu arvates mitte nüüd tähtsusetu, aga vähem tähtis pool on see kompensatsioon, ehk me suudame tänu sellele, et me oleme kasumlik ettevõte, maksta nagu turutasemel palkasid. Eks, et see on nüüd õnneks nii. No näiteks 3 aastat tagasi oli see, et see oli 50–30% nagu alla turu keskmise ja siis ma pidin nagu kõvasti vaeva nägema, et endale mul ei olnud seda vaja tõestada, aga teistele, et kõiki neid muid pehmeid väärtusi nagu nii palju üleval hoida. Et täna on see lihtne, et reegel on see, et me maksame turu taset, isegi pigem seda ülemist otsa, eks ju. Ja kõik muu on see, et tegelikult see on üks väheseid ettevõtteid, see on see sama, miks mina hommikuti tööle tulen. Kui sa tuled tööle ja see, mida sa teed, see muudab seda keskkonda sinu ümber. Sa saad, ja siis on nagu, mis siis, et aeg-ajalt ka negatiivsed, mis siis, et näiteks Eestis on praegu see, mida Lätis-Leedus üldse pole, et Delfi saab peksa tänu negatiivsetele kommentaaridele, mida kirjutavad, eks ju, osad lugejad. Aga see on selline üleminekuperiood ja ma arvan, et see on täitsa okei. Okei hind selle eest, et tegelikult me ehitame üles midagi, mida võib-olla keskmine inimene veel ei saagi aru. See sama, et me mõjutame meediat, et kõik, mida me teeme, uued projektid, tegelikult seab mingi standardi turul. Seda sa igas ettevõttes teha ei saa. Eks, et sa saad ettevõttes siseses mõttes teha mingeid uusi asju. Aga see, et sa väljakunud turul tulla ja teha midagi, mis nagu muudab kõike, et seda on väga raske teha. Et me oleme endiselt sellised, ütleme, maailma parandajad nii-öelda. Et ma saan pakkuda inimestele seda, et ma muide tööintervjuul tegelikult seda ei räägi, aga õnneks brändil on selline huvipool või huvitav pool nagu juba aja jooksul nagu juurde tulnud, et see on huvitav töökoht. Et kui me kuulutame, siis on väga lihtne, et pigem on nagu hästi palju tahted ja pigem on õige inimese nagu väljavalimine sealt. Aga see jõuab inimestele kohale tavaliselt siis, kui nad mingi aja on siin töötanud. Et tegelikult on ka nii. See on hästi huvitav, et näiteks nagu 2 korrust allpool on Uusmaa, eks ju, kellega ma ka seotud olen ja seal on umbes sama, aga need ettevõtted on nagu, mitte öö ja päev, aga nagu Antarktis ja Arktika, mis kunagi kokku ei saa, üksteist ei näe. Et nagu kultuurid on, mõlemad on õiged viisid, ma arvan. Juba tulemused näitavad seda, et mõlemad on õiged, aga täiesti erinevad. Ja ka seal inimesed tulevad tööle ja ütlevad, ma ei arvanud, et tegelikult see nii lahe on.